Nii, täna teeme siis jäätist sellise masinaga nagu Waves. Ja see on täiesti uus masin, see on müügile, just äsja müügile tulnud antila.ee veebikaubamajja ja sealt saate teda ise järele vaadata. Waves kirjutatakse siis nagu inglise keeles lained. Ja tegemist on siis täiesti lihtsa ja odavama otsa jäätise masinaga, kus siis on kaks detaili. On see kaan, kus on mootor. Siia kaan alla käib nüüd see vispel, mis ajab siis jäätise massi ringi ja see külmanum, mis tuleb siis panna sügavkülma. Meil on ta hetkel sügavkülmas olnud juba 24 tundi, nii et siis eile panna sügavkülma ja täna saad siis hakata jäätist tegema. Aga vaatame edasi. Meil on siin nüüd valmis tehtud jäätise segu. Seekord tuleb mustsõstra jäätis, siin on mustsõstra moos või mustsõstra džem, õigemini ta on siis tehtud mustsõstardest toormoosi ja see on lastud siis blenderiga peeneks. Siin on jäätise segu ja siin on siis vahukoort, täpselt nii palju kui olema peab. Ja nüüd tuleb siis panna kõigepealt jäätise masinale kaan peale. Kaan käib siis tepsisse vispel külge. Vispel külge ka. Ei tahtnud ulatada, vaata. Nii, ja kuna siis jäätise masin peab siis kogu aeg segama, siis ei saa seda segu, panna siit käib kinni ka, näed, siis ei saa seda segu ennem sisse valada, kui ei ole jäätise masinad käima pandud. Siin on külje peal sellised lukud, need lukud tuleb kinni panna ja need hoiavad seda kaant paigal. Nii, tundub, et jäi pidama. Okei. Nii, nüüd paneme siis jäätise masina käima. Käima ja paneme segu hulka. Palju segu ma panna tohime? Ja siia me tohime panna segu nüüd täpselt liitri jagu. Väikene probleem on selles, et tavaliselt kõik retseptid tehakse hoopis teise mahuga. Ja kahjuks sedasi, et alati jääb natukene jäätise segu üle. Paneme siis see vahukoore ka. Teisena tuleb siis vahukoore. Ja viimasena siis mustsõstra moos. Sedasi ta siis töötab, teeb sükest väikest kõrinat. No keda see kõrin nüüd segab, aga põhimõtteliselt ta mingisugust häält teeb. Võib-olla ongi hea, et on teada, et jäätisemasin töötab. Praegult on näha juba seda, kuidas meie mustsõstra moos on juba päris mõnusalt segunenud jäätise segu sisse ja selle masinal puudub automaatne väljalülitamise süsteem, nii et manuaalis oli öeldud sedasi. Juhul, kui vispel tunneb suurt takistust, ehk siis jäätise segu hakkab juba valmis saama, siis ta muudab suunda, ta hakkab nagu teistpidi käima. Ja juhul, kui see vispel hakkab juba suunda nüüd hästi tihedasti edasi-tagasi muutma, siis järelikult on jäätise segu valmis ja tuleb masin ruttu välja lülitada. No nii, tundub, et jäätis on valmis saanud, sellepärast, et mootor käib vahepeal edasi-tagasi kiiresti, aga nüüd jälle nagu ajab edasi. Aga ma arvan, et ta on nüüd üsna valmis. Ma ei teagi, kas ta nüüd peaks nagu edasi hoidma veel natukene seda või... Aga no vaatame natuke aga veel, mis saab. Ei, jäätis on ikka valmis. Nüüd paneme masina seisma. Jäätis on valmis saanud. Teeme lukud lahti. Ja võtame, mootor on natuke leige. Ta ei ole kuum, aga hästi vähe leige. Ahaa. Näed, vispel jäi siia. Oi kui hea. See on nüüd toorjäätis. Kui keegi teist on kunagi käinud jäätise tehases ja saanud maissa toorjäätist, see on ikka tõsiselt hea asi. Ja näete, alguses tundus, et see mustsõstra moos ei segune mitte kuidagi.
siis nüüd on segu täpselt, perfektselt, ühtlaselt siukse roosakas, punakas, lilla värvusega. Et siis jäätisemasin Waves, müügil Antila veebikaubamajas, odavama otsa masin ja sellega saab teha jäätist väga hästi. Pane nüüd kaamera kinni.